No kindlasti on üks selline tähtsam asi uues tehnikamaailmas rehvitest ja eks inimesed ikka ju oma autole talveks jalavair valima hakkavad, ega midagi teha ei ole, kõik ju kulub, mis käib, nii et rehvidest ülevaade päris korralik. Nagu ikka, oktoobrikuu ja talverehvidest, seekord siis taas jaotatud kahte ossa, naastrehvid, lamellrehvid, naastrehve natukene rohkem, lamellrehve mõnevõrra vähem ja arvepidamine siis ka nagu ikka mõlemas kategoorias eraldi, kuigi tabelites ja graafikutes näeb ära siis ka omavahelises võrdluses, kuidas keegi pidurdanud on, kuidas keegi kiirendanud on. Ühesõnaga tehnikamaailma lugejatele vanas heast tuttavas formaadis. Samas on pandud nüüd ka naastud ja lamellid punktide arvestuses ritta ja oleme ausad, ega lamellid naastude vastu ei saa. Mitmevõistlejana on naastu on kindlasti varem üksikaladel võib lamell võita ja eks sõltubki sellest, et kas see autosõitja, kes omal rehvid alla ostab, on siis see mitmevõistleja või üksikalade tegija, sest et erinevates testides on näha ka, et mõne osas on lamell parem, mõnes tõesti naast, nii et summa summarum, nagu sa ütlesid, täpselt nii ongi. Aga eks loomulikult loeb väga palju see, kuidas need osakaalud erinevate testide vahel siin paika panna, nii et meil on siin jääosa 40, lumel 20, merel asfaldil 15 ja kuival asfaldil 10%, need protsendid, neid samu testi on kasutatud ka teised välja anda, et mõnes pool on need protsendid ringi mängitud ja siis on ka punktid ja pingeread olnud vähekene teistsugused, nii et loomulikult alati tuleb ikkagi vaadata ka konkreetset testi ikkagi konkreetsetes olused ja arvestada ka sellega, et testid on tehtud konkreetse autoga, antud juhul siis Ford Focusega ja rehvimõõt on olnud just nimelt nii nagu ta on 205-55 R16 ja õhutemperatuurid just nimelt sellised nagu nad olid. Ilmselt oleks sellel päeval olnud 5 kraadi külmem või soojem, oleks olnud võib-olla mõned proportsioonid teistmoodi. Mis veel panevad tehnikamaailmas? Autosõbrale alati midagi on? Seekord on veel tagasivaate loomulikult automessile IA Frankfurdis, meil on üldse messinumber, sest elektroonikamessi poole peal on käidud ka ühel 3-tähelisel messil, see on IFA, nii et Saksamaa messid ei hiilga erilise nime fantaasia osas. Ja loomulikult siis põhjalik ülevaade sellest, sõidetud ka mitme põneva uudismudeliga, loomulikult üks auto, üks põnev hobiauto, vähem autoajalukku ja räägime nimelt Peugeot 205 GTI-st ja üritame aru saada, kas see on auto, mille peale siiamaani autokollektsionäärid tšekiraamat järgi haaravad või mitte. Tundub, et siiski on. Natuke veel rehvi asju siin tagapool ja loomulikult kõik võimalike muud põnevad tehnikat. Sõidame siin ka vähe imelike väikeste roomiksõidukitega, mis siis seekord meil motorubriiki paigutatud on ja loomulikult tagapool siis põrisevad sporti seekord nii maa pealt kui ka vee pealt, sest et ka veemoto meestel on hooaeg läbi saanud ja vaatasime, kui palju kuldasid sel aastal ära toodi päris palju.